26. juulil leiti Pärnus Turu 2A asuvast Marge Arumäele kuuluva elamu hoovist väga halvas tervislikus seisus koer koos kutsikatega. Koer mädanes ja oli hoolitsemata. Pärnumaa veterinaarkeskuse inimesed ja politseinikud ei suutnud koheselt otsustada, kumb ametkond peaks juhtumit menetlema. Lõpuks otsustati vaatamata kriminaalasja tunnustele algatada siiski hoopis väärteomenetlus. Vastavalt loomakaitseseadusele käsitletakse looma suhtes lubamatu teona ka looma abitusse seisundisse jätmist. Antud juhul tuvastati loomakliinikus, et Marge Arumäele kuulunud saksa lambakoer Claudia oli tugevas alatoitumuses ja alakaalus. Koer oli raskelt haige ja tema kehalt leiti hulgaliselt parasiite. Lisaks surid ka hiljuti ilmavalgust näinud Claudia kutsikad. Tuginedes eeltoodule pöördus Eesti Loomakaitse Selts avaldusega prokuratuuri, et kohustada Lääne prefektuuri algatama Marge Arumäe koera juhtumi osas kriminaalmenetlus. Meie praktika on näidanud, et politseil ei ole aega ega ressurssi või nad ei taha nende loomaasjadega tegeleda ja nendel ongi selle võrra lihtsam, et Veterinaar- ja Toiduamet selles asjas on nüüd väärteomenetluse algatanud, et siis nad on saanud oma käed sellest puhtaks pesta. Eesti Loomakaitse Selts on varem vaidlustanud õiguskaitseorganite tegevust. Nii näiteks vaidlustati Viru ringkonnaprokuratuuri otsus lõpetada ärimees Mirek Madikaineni kriminaalmenetlus. Mäletatavasti tappis Mirek Madikainen jahipüssist tulistades eelmise aasta veebruaris Lääne-Virumaal Kullenga külas peremeeste silme all nende valvekoerad. Ringkonnaprokuratuur leidis, et Mirek Madikainen on küll süüdi, kuid arvestades, et meest pole varem kriminaalkorras karistatud ning et tegemist ei ole raske kuriteoga, lõpetati avaliku huvi puudumise tõttu kriminaalmenetlus. Eesti Loomakaitse Selts ei olnud otsusega rahul ja vaidlustas selle Riigiprokuratuuris. Riigiprokuratuur saatiski kriminaalmenetluse uuesti alustamiseks ringkonnaprokuratuurile tagasi. Kohus Mirek Madikaineni üle toimubki nüüd 6. septembril Viru maakohtu Rakvere kohtumajas.